Pildi mõõtmeid näeme ja pildi suurust saab muuta käsuga Image Resize. Siin näeme pildi laiust pikselites, pildi kõrgust pikselites, pildi laiust tollides, tollide asemel saab võtta sentimeetrid, pildi laiust sentimeetrites ja pildi kõrgust sentimeetrites. Kõigepealt tuleb otsustada, kas me soovime pilti vaadata arvutiekraanilt või pilti välja trükkida. Vastavalt sellele tuleb paika panna resolutsioon. Praegu on näha, et selle pildi resolutsioon on 28,35 pikselit sentimeetri kohta ehk 72 pikselit tolli kohta. Üks toll on 2,54 sentimeetrit. Nii et see arv sentimeetrites korrutatakse 2,54 läbi ja saadakse 72 pikselit tolli kohta. Vanematel monitoridel oli resolutsioon 72 pikselit tolli kohta pildi vaatamiseks okei, aga tänapäevastel monitoridel on resolutsioon 96 või isegi rohkem. Meie paneme siia 96 pikselit tolli kohta. Kuidas muuta pildi mõõtmeid? Ütleme, et meil on veebilehele panekuks vaja pilti laiusega 600 pikselit. Kirjutan 600 siia. Ja nagu näha, siis kõrgus muutub iseenesest. See linnuke siin näitab, et laiust ja kõrgust muudetakse proportsioonis. See tähendab, et kui laiust teeme näiteks 2 korda väiksemaks, siis kõrgus muutub ka 2 korda väiksemaks. Kui võtame linnukese ära, siis ma saan ise siia sobivad mõõdud kirjutada, aga mina panen linnukese tagasi, sest proportsioonis muutmine on alati parem, nii ei venitata pilti välja. Ja okei. Ja pildi panekuks veebilehele või pildi vaatamiseks mõne muu programmiga salvestame pildi kas JPG-ks või PNG-ks. Salvestan JPG-ks. Ja panen selle katsetuste kausta. Salvesta. Ja okei. Ja ma vaatan selle pildi atribuutega File Exploreris. Kõips paremaga atribuudid. Ja üksikasjad ja siin näen, et pildi mõõtmed on 600 korda 450 pikselit. Kui me kuskil näeme pildi mõõtmeid sellisel kujul, siis esimesena öeldakse alati pildi laius ja teisena pildi kõrgus. Okei. Ja avan pildi topeltklõpsuga ja see avaneb fotode programmiga.